et järgmiseks rändlinuks meie koolis on Jim Ashlevi, kes nagu raamatust näha on siis kirjanik, õppinud lavastaja ning ka palju muud. Järgnevalt küsime paar küsimust ning loodame ka vastused saada. Tere! Tere! Minu esimeseks küsimuseks oleks siis, et milline on teie suhe lumega? Soe. Väga meeldiv. No lume peal siis nii kaua enam ei peatuks. Läheks edasi siis raamatutele. Et üks raamat, mis tuli välja 2015. aastal, Kehade mets. Kuidas on selle kujundusega? Kas valisite ise ja need punased sõrmed, kas näitavad midagi? Ja alustan lõpu otsast. Punased sõrmed näitavad midagi ja kujunduse valisin koostöös kunstnikuga ise, et ta natuke isegi tüdines ära minust, sest et ma kogu aeg tahtsin uusi versioone kujundusest ja mulle ei meeldinud see, mida ta alguses tegi. Siis ta ütles, et aga vali siis mingi teine inimene oma raamatut kujundama, siis ma ütlesin talle, et ei, aga sa oled väga andekas ja mulle meeldib, mis sa teed, ja siis ta pakkus välja need näpud ja siis ma jäin rahule. Kas raamat baseerub kuidagi ka teie enda elul? No võt, siin ma kohtumisel ka ütlesin inimestele, et see raamat Armastuskirju teatrile poodides saadaval, see baseerub minu elul puhtalt. Aga üldiselt, mis mind tõmbab proosa poole ja romaanide poole, ongi see, et mul on võimalus rääkida absoluutselt kõigest, et ma saan rääkida sellest, mis on minuga juhtunud, ma saan rääkida sellest, mis on mu sõpradega juhtunud, ma saan rääkida sellest, mida ma olen üldse näinud võib-olla teistest, ma ei tea, filmidest ja mida ma olen nagu kuskilt lugenud, et see kõik kokku moodustab sellise nagu lõpmatu fantaasia kompoti, mis on minu jaoks nii põnev, sest et mul on seal võimalus nagu teha mida iganes, seda aru, see vabadus on nii suur ja ma saan avastada mingisuguseid teemasid ja seisukohti, mis ei kattu minu teemade ja seisukohtadega ja see on põnev, sest et see on minust suurem. Nii et lühike vastus on, et ei, et see ei ole mu elu pealt üks-ühele maha kirjutatud, aga loomulikult seal on tugevaid mõjutusi mu enda elust. Kas ennem raamatu kirjutamist teil on selge tervikpilt raamatust olemas või teil tuleb see kirjutamise käigus? Öeldakse, et on kahte tüüpi kirjanikke, ühed kirjanikud teavad kohe ette, mida nad kirjutama hakkavad, neid nimetatakse nii-öelda arhitekti tüüpi kirjanikeks, kes kõigepealt planeerivad kõik ära, et nad panevad paika sellise nagu kondikava ja teavad täpselt, mis juhtub alguses, mis juhtub keskel ja kuidas see kõik lõpeb. Ja siis on sellised kirjanikud nagu mina, keda nimetatakse nagu arheoloogi tüüpi kirjanikeks, kes siis põhimõtteliselt neil tekib mingisugune tunne või mingisugune mõttekene, ja siis nad nagu, just nagu arheoloogid lähevad, hakkavad nagu kaevama sealt midagi väikse kühvlikesega ja pintsliga ja siis leiavad sealt võib-olla mingisuguse kondikillukese ja siis kaevavad edasi ja siis võib-olla sealt tuleb välja mingi täiskolp, ja võib-olla sealt tuleb välja mingisugune skelett ja siis võib-olla sealt tuleb välja terve unustatud tsivilisatsioon, terve mingisugune suur linn, aga seda kunagi ei tea, enne kui ei kirjuta. Nii et ma olen nagu alati, kui ma kirjutan, siis ma nagu samal ajal, kui ma kirjutan, lihtsalt avastan, et mis siin kõik nagu toimub ja mis see kõik üldse kokku on. Ma olen seda tüüpi kirjanik. Et kas kirjandus, mida te vabastajast loete, mõjutab ka teie enda kirjutisi? Ja väga tugevalt mõjutab, sest et vaata, Eestis ei saa ju koolis õppida kirjanikuks. Et sa võid minna õppima lavastajaks või näitlejaks või sa võid õppida arhitektiks või siis sa võid õppida tantsijaks, mis on kõik sellised loomingulised alad ja millegipärast arvatakse, et neid asju saab õpetada, aga kirjanduse või kirjutamise puhul on niisugune laialt levinud seisukoht, et ei, seda ei saa õpetada, et sa pead lihtsalt sündima kirjanikuks või midagi. Et minu arust see ei ole tõsi ja kuna siin koole ei ole, kus ma saaksin kirjutamist õppida, siis ainus viis õppida kirjutamist on lugedes tegelikult. Et kõik, mida ma loen, kindlasti nagu arendab mind ja eriti alustavad kirjanikud ju kõigepealt kopeerivad oma lemmikuid ja kuidagi saavad nakatatud selle lemmikkirjaniku stiilist ja siis hakkavad kuidagi sarnaseid lugusid kirjutama, et nii tegin ka mina ja mõnes mõttes siiamaani ma nagu kopeerin oma kangelasi või mitte kangelasi, vaid ütleme nagu eeskujusid. Okei. Kõik vist, aitäh! Aitäh!